kripeldus või see, et peaks olema igal kokal nagu sees, nagu, et mis ma veel ühest lihtsast tooreinest saaksin teha. Usun, et eestlastel on samamoodi ikkagi veel kõik need oskused olemas, et võimalikult hästi ja palju toidukraami, mis sa oled omal koju soetanud või kasutanud, ikkagi ära kasutada. Et need vanad oskused ja lihtne talupoja mõtlemine hakkab võib-olla natukene unarusse jääma, aga just selle koha peale ka natukene koputada või seda vaatenurka taas inimeste teadvusesse tuua. Ja seesama see jäägiteema, et tegelikult proovisime esimesed jäägid anda näiteks loomaaiale. Ei sobinud miski pärast. Siis rääkisime ühe suure farmiga, kellel on mahe loomakasvatus. No, tuli välja, et seal on ka vaja lõpuks meie poolt mingi toode sertifikaat sellele teha, et jälle bürokraatia. Siis nüüd andsime mõned kastid lihtsalt, et saaks alustada kombutšaga, et hea algus seegi. Ehk siis see kombutša sees on teie tehase mahlajäägid, jah? Just peedi ja ananassi jäägid on seal. Ja nüüd tuleb lauda siis väike supikene, mille puljagi me oleme teinud köögiviljade koortest, juurtest ja pealsetest. Ja nuudlid on poes katki läinud pakendite seest, mis muidu läheks prügikasti, kasutasime need seal ära. Ja kaladest oleme võtnud kohakurgud ja tursakeeled. Et head isu!